tehke niisugune suur rivi või ringjoon ja kuskil leppige kokku, kes on esimene. Siis see esimene hakkab kogu seda rivi vedama. Ja kuhu poole? Tegelikult enne ma juba rääkima ei saa, aga mis sammuga. Igal tantsul on põhisamm olemas. Selle tantsu põhisammuks on jooksusamm. Et see jooksusamm peab olema niisugune tavaline rahvasportlase jooksusamm. 100 meetri sprindiga ei saa hakkama. Võib-olla kõik mitte. Jah, aga siis hakkab ka need jalad hakkavad segama. Seal need jalad liiguvad teistmoodi. Nii, ja siis hakatakse liikuma kuskile poole. Esimene valib ise, kuhu tema läheb. Ta võib minna ühest ruumist sisse, ühest uksest sisse, teisest välja. Vanasti tantsiti ümber laudade, niimoodi rivis jooksuga, pulmades, kõik ruumid tantsiti läbi. Kas see kogu aeg selle jooksusammuga ikka, jah? Ja kogu aeg selle jooksusammuga. Ja kui nüüd esimene leiab suurema vabama platsi, siis tema jääb koha peal seisma, hakkab kõiki teisi tantsijad ümber enda kerima. Kätest lahti lasta ei tohi. Ja siis tuleb suur kera, kõik tantsijad kogunevad ümber tema kerib. Ja vaat see sama ülalt vaadates rullbiskviidi kujutis, seda nimetatakse kägaraks. Nii, ja kui see valmis on? Kui see valmis on, siis toimub rahvatantsudes tavaline demokraatia. Et see, kes oli esimene, see saab nüüd viimaseks ja kes oli viimane, saab nüüd esimeseks. Ja see viimane, kes oli viimane, nüüd sai esimeseks, eks ole, ja. Siis see hakkab nüüd vedama. Tema valib nüüd uue koha, tema valib nüüd uue teekonna. Et tegelikult demokraatia on seal, et kõik tantsijad, kes rivis olid, on 2 korra tantsimise järel võrdsel kaugusel olnud nii esimesest kui viimasest. Demokraatia pillimehe kohta ei kehti. Pillimees, see on aadlik. Aitäh. Noh, nii see on. Nii, nüüd on vist rivid valmis ja olete hüppeliigesed soojaks teinud ja nüüd võib hakata siis, esimene on valitud jah kindlasti teil, nii, siis võib hakata esimene jooksma. Ja Hendrik kohe lööb pillilo lahti, lõõts on hääles. 3, 4.